me räägime, kuidas teha silmameiki, natukene silmameigi põhitõdedest ning kuidas valida värve. Jumestamisel kasutatakse päris palju erinevaid mõõtmistehnikaid. Näiteks silmameigi puhul mõõdetakse silmade vahelist kaugust. Ideaalseks näoks loetakse seda, kui sinu kahe silma vahele mahub veel üks sinu kolmas silm. Kui sa vaatad, et sinu üks silm siia kahe silma vahele ei taha väga ära mahtuda, siis sul on lähestikku asetsevad silmad. Kui on aga vastupidi, et see vahe on suurem kui sinu üks silma pikkus, siis järelikult on sul kaugel asetsevad silmad. Silmade asetsemist on väga hea teada erinevate meigitehnikate kasutamisel. Näiteks, kui sul on lähestikku asetsevad silmad, siis on väga hea kasutada lainerjoont, et natukene optiliselt muuta seda vahet suuremaks. Kui sul on aga üksteisest kaugel asetsevad silmad, ehk siis see vahe on siin pisut laiem kui sinu üks silma pikkus, siis on näiteks väga hea trikk joonistada kulmud natukene sissepoole, siis tundub ka see silmavahe natukene väiksem. Mõõdame siis need silmad ära. Võtan oma sõrmed, täna kasutan sõrmi oma mõõdulindiks, asetan oma sõrmed niimoodi silmanurka ja silma välisnurka ja siis asetan täpselt kahe silma vahele. Siis ma näen, et kas mul jääb nüüd siin puudu või jääb üle. No ütleme nii, et minul on lähestikku asuvad silmad. Kuigi sa võid oma laovärve valida oma riietuse järgi või ehete järgi näiteks, siis on ka selline värviteooria, mille põhjal siis vastavalt oma silmavärvile võiksid valida ka laovärvi. Näitan teile ka Itteni värviringi, mille abil siis saate hästi tuvastada, millised värvid on milliste vastandvärvid ning millised on siis kellegi naabrid. Näiteks siniste silmade vastandvärvid on siis sellised oranžikad, pruunikad toonid ning kindlasti kõik sinisilmsed võivad julgelt neid toone eksperimenteerida. Kindlasti võivad sinisilmsed kasutada ka näiteks lavendlilillet või türkiissinist, mis aitab nende enda loomulikku silmavärvi rõhutada. Kui sul on aga pruunid silmad, eriti tumepruunid, siis sa võid julgelt katsetada kõiki värve. Ükskõik, mis värvi laovärvi sa kasutad, siis sinu pruun silm jääb ikkagist väga hästi nähtavaks ja inimesed märkavad seda. Küll aga, kui sul on mingi punakas pruun laovärv, siis võib-olla pruunisilmsed kaunitarid peavad punakas pruuniga natukene ettevaatlikud olema. Kui kõik ülejäänud värvid, julgelt proovige. Rohesilmsed võivad julgelt katsetada selliseid lillakaid, roosakaid toone, need rõhutavad sinu roheliste silmade erilisust. Rohesilmsed võivad muidugi korrata ka enda tooni, oma rohelist värvi, kas siis metsaroheline, smaragdroheline, et see on ka väga ilus ja kena. Kui sul on aga hallid, helehallid silmad, siis pigem kasuta selliseid pehmeid toone. Kui sa kasutad liiga erksaid ja kärtse toone, siis su enda silmavärv võib selle varju jääda, aga meie eesmärk on ikkagi seda erilisust esile tõsta. Nii, aga hakkame siis praktikaga pihta ja täna kasutame siis silmade värvimiseks selliseid puuderlaovärve. Esimene asi, mis sa peaksid siis meelde jätma, on see, et need puudred laovärvid ei taha jääda lihtsalt naha peale kinni. Et sellepärast kasutatakse siis kas eraldi laovärvi aluskreeme või sobib väga hästi ka concealer või mõni peitekreem. Nüüd näitame sulle, mis vahe on, kui sa kasutad aluskreemi ja kui sa ei kasuta. Kõigepealt paneme aluskreemi siis natukene käele ja siis võtame juba lauvärvi. Kõigepealt siis panen lihtsalt puhtale nahale ja siis panen sinna, kuhu panin ka aluskreemi. Ja koheselt on tegelikult näha, et sinna, kus aluskreem läks, on lauvärv palju intensiivsem. Concealerit võib panna lihtsalt näpuga. Ja seda aluskreemi võib kanda täitsa kuni kulmudeni. Ja vajadusel võib kasutada meigikäsna, et seda natukene hajutada. Silmameigi tegemiseks on väga palju erinevaid võtteid ja võib kasutada ka väga palju erinevaid pintsleid. Siin on näiteks sellised natuke kõvemad, mis on väga head pintslid laovärvi peale panemiseks ja siin on sellised natukene kohevamad pintslid, mis on siis väga hea laovärvide hajutamiseks. Kui sul on kodus mõni selline pintsel olemas, siis kindlasti võid need haarata ja neid julgelt kasutada. Kui sa oled siis toote kandmise silmalaugudele lõpetanud, siis sa tunned, et see silmalaug on natuke
hakkuv ja kleepuv. Seda ongi siis vaja selleks, et see värv jääks sinna ilusti ja tugevasti kinni. Kui sa oled nüüd natuke edasi jõudnud meikar, siis sa tead, et silmakoopa joone peale me tegelikult sellist väga tugevat värvi ei taha, et see on tegelikult see koht, kuhu siis tuleks saada see silm natukene hajutatud. Muidu tuleb siia võib-olla liiga konkreetne see laovärvi joon. Ja selleks, et saada siis silmakoopa joonele natukene hajutatud, tuleks siia alla kanda siis mingit värvi, et see nahk ei oleks nii kleepuv siin. Selleks võib kasutada kas tavalist puudrit või näiteks meil on siin kontuur, niisugune helepruun. Võib kasutada ka mingit heledat näiteks laovärvi selle jaoks ja siis kanda siia natukene sellise pehmema pintsliga seda toodet, et siis siin silmakoopa joone peal ei ole see nahk nii kleepuv. Kui sa seda teed, sa pead olema hästi ettevaatlik, et sa siis silma lau pealt seda kleepuvust ära ei võta. Aga see on kindlasti selline asi, mis on juba, mida saad siis kasutada, kui sa oled natukene edasi jõudnud jumestaja. Nüüd hakkame siis peale kandma neid laovärve. Täna teeme siis silmameiki 2 värviga. Meil on üks heledam ja meil on üks tumedam. Ja klassikaliselt käib see alati nii, et heledam laovärv tuleb siia nina poole ja tumedam siis nii-öelda kõrvade poole. Nüüd ei olegi oluline, et kas sa kasutasid seda hajutusvõtet või mitte. Igal juhul võtad aplikaatori või pintsli ning hakkad siis peale kandma just nimelt seda heledamat värvi esimesena. Tupsutad niiviisi siia sisse ja saadki värvi peale. Täna me siis teeme 2 laovärviga ja nüüd ongi siis nii, et sa mõtled justkui oma silma keskelt pooleks. Ühte poole tuleb siis sinu heledam värv, teise poole sinu tumedam värv. Meil on siis hetkel siin sellised toonid valitud, on selline valge ja pruunikas punakas toon, nii et kindlasti siis valge on praegusel juhul see heledam toon. Ja kui me siit oleme seda tupsutanud, siis hakkame vaikselt silma peale tupsutama ja just nimelt tupsutama, mitte väga niimoodi nühkima, vaid tupsutame ja surume vaikselt selle laovärvi siia peitekreemi sisse. Kui sa vaatad, et see valge või mis iganes heledam värv sul on, ei taha jääda kinni, siis võib-olla see alumine, kas siis peitekreem või mis sa sinna alla panid, et see kleepuvus parem oleks, võib-olla sa ei pannud seda piisavalt, et siis natukene saad seda kogust korrigeerida. Nii, ja siis sa lähedki ilusti kuni siia silmakoopa jooneni ja kannad seda värvi ja saad niimoodi tupsutada mitmeid kordi. Nagu te ka tähele panite, siis ma tegin 2 silma korraga. See on hästi oluline, et silmameigis alati, kui te panete ühele silmale valge, siis te panete kohe teisele silmale valge ja niimoodi tehakse 2 silma alati korraga. Vastasel juhul on muidu lihtsalt see, et kui sa teed ühe silma ära, eriti kui sa kasutad näiteks, ma ei tea, 3 või 4 erinevat värvi, et siis lõpus, kui sa teise silma juurde jõuad, siis sa enam ei mäleta, et kuidas sa täpselt neid värve panid. Nii et jätke meelde, alati mõlemad silmad korraga. Kui mul on mõlemad silmad valgega tehtud, enam-vähem ühele kaugusele mõlemad silmad see valge viidud, siis hakkame panema järgmist värvi. Nüüd hästi oluline on see, et see aplikaator või kui te kasutate pintslit, siis see tuleb vahepeal ära puhastada, sest muidu on see, et see valge värv, mis siin aplikaatori küljes praegu on, hakkab mõjutama seda järgmist värvi ja siis see ei tule nii intensiivne. Nii et pintsliga on väga lihtne, pintslit puhastatakse siis niimoodi lihtsalt rätiku sisse. Aplikaatoriga on see teema, et siit lihtsalt võtame praegu teise poole. Nii, hakkame siis peale kandma teist värvi. Ja põhimõtteliselt see käib täpselt samamoodi. Ja kanname siis selliste tupsutavate liigutustega siia kõrvale selle. Nüüd peab olema siis hästi ettevaatlik, et ülevalt jälgime endiselt seda silmakoopajoont, aga siit siis ei tohiks see meik kuidagi väga nagu alla kukkuda. Et see silmameik peaks ikkagist lõppema selle silmaga ära. Ja kuidas sa tead või kuidas sa näed, et ega ei ole liiga madala kukkunud, on see, et kui sa võtad midagi sirget, näiteks selle pintsli, ja paned siis nina nurka ja silma nurka, siis saadki selle joone siit kätte, kus siis see laovärv ei tohiks nagu enam allapoole tulla. Muidu tulevad siis sellised kurvad alla vaatavad silmad. Nüüd, kui te neid laugusid värvite, siis näiteks seda aplikaatori otsa ka, et näiteks sellele silmale ma panen selle aplikaatori otsa niipidi, siis see täpselt sobib siia. Ja nüüd, kui ma teen teist silma, siis ma natukene
ei pane seda enam niimoodi, vaid panen ka nii, et siis täpselt see aplikaator annab mulle selle suuna kätte, et kuidas see lauvärv minema peab. Nüüd, kui sa oled mõlemad laovärvid kandnud silmadele, siis sa näed, et siia 2 värvi vahel on tekkinud selline väga konkreetne sein või triip. Et see triip tuleks nüüd hajutada ja võib hajutada nii selle aplikaatori otsaga kui ka siis pintsliga. Kui sa hakkad hajutama, siis vaata jällegi, et su pintsel või aplikaator oleks hästi puhas. Ja kui sa hakkad seda hajutama, siis ma soovitan, et hakka hajutama ühte pidi ja niimoodi õrnalt lükka seda ühte värvi teise värvi peale. Ja iga kord siis natuke puhast jälle rätikust. Ja vaid paari tõmbega ongi tegelikult see väga konkreetne sein sealt hajutatud. Kui sa ennem kasutasid seda kulmujoone all siin puudrit või mingit kontuuri, et natukene seda silmakoopa pehmemaks teha, siis nüüd sa võid samamoodi võtta sellise pehmema pintsli ja tõmmata siis paar korda ka siit ühte pidi, et siis kanda natukene seda tumedamat tooni siia heledmale poole, et see jääks siis selline hajutatud ilus silm. Aga kui te näete, siis ma teengi ainult ühte pidi, et siis on palju lihtsam saada sellist head tulemust. Ja vahepeal kindlasti puhastada jälle pintsli. Nii, tegelikult on silmal 2 laugu. On ülemine laug ja on alumine laug. Kes soovib, siis võib ära värvida ka alumise laug. Ja nüüd ongi see, et siis kuidas alumist laugu värvida, siis tegelikult kantakse täpselt samad värvid, mis sa panid lau peale, siis ka lau alla. Nii et kui siin minul oli valge, siis tuleb siiamaani valge. Kui siin oli see pruunikas, siis tuleb siia pruun värv. Kuna see alumist laugu, see on suhteliselt selline peenikene joon, mis sinna tuleb, et väga paksuks ei lähe, siis ma kasutan selle aplikaatori serva hoopiski. Et siis ma saan võib-olla lihtsamalt ja kergemini sellise õrna hajutuse. Ja hästi oluline, mis veel on siis see, et siit silma nurgast peavad siis nii ülemise lauvärv kui ka alumise lauvärv kokku saama. Nii et ole siis ettevaatlik, et siia mingit tühja auku ei jääks. Samasuguse tehnikaga võid sa kasutada ka näiteks 3 erinevat laovärvi või ka 4 erinevat värvi, et lihtsalt kannad ja kui kõik värvid on kantud, siis kergelt hajutad, nii nagu me täna tegime 2 värviga. Silmameike saab teha tegelikult väga erinevat moodi, et see on lihtsalt üks viis, kuidas teha selliselt kiirelt ja ilusalt selline viisakas meik. Aga siia juurde võib ka asju lisada, et näiteks kui sul on ripsmetuš, siis kindlasti võid ripsmed ära värvida. Samuti võib teha ju siia ka lainerijoone või näiteks silmapliiatsijoone, nii et tegelikult võimalusi on üsna palju. Või miks mitte näiteks lisada siia silma peale natukene ka glitterit. Kuigi ma enne kiirelt mainisin, siis räägin igaks juhuks selle veel üle, et osad laovärvid toimivad väga hästi, kui sa kannad neid peale märja aplikaatori või märja pintsliga. Nii et kui te olete kodus ja julgete katsetada, siis võite vahepeal ka seda trikki proovida, et kas see teie lauvärvide puhul annab hea tulemuse või mitte. Seda märja pintsli trikki võite kasutada just siis selle jaoks, et saada neid intensiivsemaid laovärve silma peale. Küll aga mitte hajutamiseks, et hajutage alati kuiva ja pehme pintsliga. 3 olulist meigitrikki, mida sa võiksid täna meelde jätta. Kasuta lauvärvi alla peitekreemi. Puhasta meikimise ajal kindlasti oma pintsleid või aplikaatoreid. Kasuta varjutooni silmakoopas, nii tuleb silmameik palju sujuvam ja ilusam. Aitäh, et vaatasid meie videot. Järgmise korrani!